Minul on see sessioon väga meelepärane, sellepärast siin hakatakse kohe rääkima kiriku laulu tekstist, mis on ju hästi tähtis. Et palju oleme ka nüüd ennelõunal rääkinud viisist, aga nüüd tekstist ja esimeseks ettekandeks mul on hea meel sõna anda Siret Rutikule, keda mina olen kõigepealt õppinud tundma kui suurepärast filoloogi ja oma filoloogiliste teadmiste edasiandjat üliõpilastele, aga ma tean ka, et ta on suurepärane administraator seal juures ja mul on väga hea meel, et ta on meie lauluraamatukomisjoni liige ja tema hakkabki rääkima sellisel olulisel teemal, nagu kas kirikulaulu tekst võib muutuda. Palun. Tere ka minu poolt. Slaid on näha. Loodan, et on ka kuulda. Kui ei ole kuulda, andke kindlasti märku. Nii. Ma olen väga austavas ja väga vastutusrikkas ülesandes ja ma ei pea ühtegi teoreetilist ettekannet, ega see ei ole ka filosoofiline käsitlus. Me oleme nüüd 2 päeval kuulnud väga häid teaduslikke käsitlusi, suurepäraseid ettekandeid. Mina lähtun pigem praktilistest kaalutlustest lauluraamatukomisjoni liikme seisukohast. Ja alustaksin sellest, et ainuüksi asjaolu, et me koostame uut lauluraamatut, aga küsime, et kas lauluraamatu tekst võib muutuda, et juba see on huvitav aspekt. Kindlasti on neid, kes ütlevad, lauluraamatut ei ole vaja üldse muuta. Kõige parem oleks, kui saaks tagasi 1899. aasta uue lauluraamatu. Ja ongi küsimus, et miks see küsimus nii tugevalt üleval on, kas see on ainult lauluraamatu puhul nii, kas see on Eestis või ka mujal. Ja kas sellele küsimusele on ühest vastust, see on omaette küsimus. Minu eesmärk ei ole anda siin täna ühest vastust, vaid tuua esile neid aspekte, mis aitavad kujundada lauluraamatu tekstide eesseisva muutmise või ka mitte muutmise otsuseid. Ja teiseks aitavad mõista neid otsuseid ja neid aktsepteerida. Arvan, et see viimane võib olla üks olulisemaid aspekte lauluraamatu muutmise juures. Igal juhul on lauluraamatukomisjoni liikmena vastutus nii suur, et see ängistab kindlasti ka lugupidamisest eelmise lauluraamatukomisjoni vastu ja sellepärast on see järjepidevus ja töö kindlasti väga keeruline ja raske. Seda enam, et tegemist on väga erilise raamatuga, tegemist on väga armsa ja armastatud raamatuga, mille kallale lihtsalt niisama progressiivsuse või trenditeadlikkuse argumentidega minna ei tohi. Aga ka muutmata jätmine võib olla sama hull tegu kui muutmine, kõik sõltub eesmärgist, kõik sõltub funktsioonist ja selles suhtes on kindlasti ka järgmiste näidete puhul oluline tähele panna, et sageli see, mida heidetakse ette lauluraamatu tekstidele, ei ole üldse keeleline ega tekstiline probleem, vaid on pigem põhimõtteline või teoloogiline probleem. Niisiis, toon oma mõtiskluste taustaks või ilmestamiseks, kuidas ma need argumendid kujundasin, näiteid lauluraamatu küsitlusele ja fookusgrupi intervjuudes küsitlusele vastanute näidetest ja fookusgrupi intervjuudes osalenute vastustest. Põhjalikuma ülevaate nendest teevad hiljem Liina Kilemit ja Erik Jõks, kuna tänuväärselt palju on seda materjali ja seda kindlasti saab edaspidi analüüsida. Nüüd võtame järgmise slaidi. Alustan, nagu kombeks on. Ma ei oska öelda, kas ainult Eestis või ainult lauluraamatu puhul, aga üldse muutuste puhul alustame vastuargumentidest. Esimene on see, et lauluraamatut tajutakse püha raamatuna. See on miski, mis kuulub kiriku juurde, piibli kõrvale, seda kasutatakse ka väljaspool kirikut, aga ikka pühadel usulistel eesmärkidel. Ja püha tuleb hoida ja austada, sellest tuleb lugu pidada ja seda nii-öelda teotamise eest kaitsta. Kirik ei lehvi nagu tuulelipp, kirik ei käitu nagu moenarr, kirik on traditsioon, kindlustunne
õpetus, kaitse ja järjepidevus. Ja kui te vaatate neid tsitaate siin, mis on siis küsitlustele vastustest või fookusgrupi intervjuudest, siis te näete, et see muutumatuma püsimine, vajadus kindlustunde järele väga muutuvas ja kohati tormilises maailmas, millegi järele, mis püsiks, mis oleks turvaline, mis on meie vaimuliku elu kese, et see vajadus on väga suur. Ja just viimane tsitaat näitab ka seda keerukust, katsetada ei tohiks, lauluraamat on selleks liiga oluline. Järgmisel slaidil on järgmine vastuargument. Laulud on armsaks lauldud. Ka nende konarlikemate kohtadega. Väidetavalt, nii on psühholoogid väitnud, lemmiklaulud tekivad siis, kui need korduvalt laulda või korduvalt kuulata. Mida rohkem raadios mõnda laulu ette mängida, seda suurem on tõenäosus, et ta muutub lemmiklauluks. Ja nii on kindlasti ka kirikulauludega. Meil tekib äratundmisrõõm, me oskame neid kaasa ümiseda alguses ja sõnu kaasa laulda. Ja me teame seda ka teistest näidetest, meil on armsaid filme, armsaid raamatuid, kus me teame iga sõna või järgnevat lauset või stseeni peast ja ometi nad meile väga meeldivad. Ja siin ei ole oluline, et seal on mõni sõna, mis krigiseb hamba all või mõni värsijupp. Oluline on just see traditsioon. Ja siin tooksin esile viimase tsitaadi, peab olema ja jääma traditsioonilisi ehk siis laule, mis on kandnud meid terve elu. Nad on armsaks lauldud. Nüüd järgmisel slaidil kolmas ei-argument, vastuargument. Lauluraamat on grupitunde allikas. See võimaldab eristada meid, kogudust, kes me oskame neid laule laulda, teame tekste peast, mõistame arhailisi sõnu ja oskame viise kaasa laulda, nendest teistest, kes ei käi kirikus korralikult, kes ei tea laule, kes ei võta usku või rahvust tõsiselt, tahtes mingit tinglit-tanglit. Traditsioonilised kirikulaulud tuleb omaks laulda, see on nagu kristlaseks kasvamise protsess. Tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb armastus. Ka siin nendes tsitaatides, ma loodan, et nad on kaugemale ka näha, kes kaugemale istuvad, võite julgesti lähemale tulla. Oled lapsest peale laulnud Jeesuse verest, siis pole midagi imelikku, aga uutele kristlastele võib see esialgu tunduda ehmatav. Minu arvates kõige paremini seda vastuargumenti iseloomustab aga viimane tsitaat. Luteri kirikul on traditsioon ja seda tuleb hoida ja teie, noored, peate sellega tegelema. Meieks kasvamise tunne ja sellepärast ei ole seda vaja muuta. Aga vaatame poolt argumente, kas neid on. Järgmine slaid. Maailm ja inimene muutub. See, mis täna võib olla oluline, on homme unustatud. See, mis vaevab meie südant täna, tundub homme uute vaevade taustal helge mälestusena. Siin te näete, et otsitakse tekste, inimesed vajavad tekste, mis kõnetaksid tänapäeva inimest. Kujundid muutuvad, inimesed ootavad lihtsalt siirast rõõmu ja armastust. Tuleb repertuaari korralikult muuta ja vajatakse laule, mis käsitlevad tänapäeva inimese muresid. Siin ma jälle rõhutan nende näidete puhul, kas me räägime tekstidest või me räägime põhimõtteliselt laulu valikust. Neid kahte asja ei tohi omavahel segamini ajada, kuigi nad on väga lähedaselt üksteisega seotud. Järgmine poolt argument. Keel muutub. Koos maailma ja inimesega areneb meie keel pidevalt. Tekivad uued sõnad, kaovad käibelt vanad, nii füüsilise kui digitaalse globaliseerumisega seoses segunevad ka erikeeled. Eile meil siin tõstatati küsimus, kas lauluraamatus peavad olema emotikonide keeles laule kajastada. Ja hämmastaval kombel on meile ka sageli arusaamatu, mis on juba arhaismiks kujunenud või kuidas on keel edasi arenenud. Toon ühe kirikulaulu raamatu välise näite. Hiljuti ma juhtusin rääkima ühe noore inimesega, kes on osaliselt hariduse saanud Eestis, osaliselt välismaal, palju välismaal reisinud, oskab mitut võõrkeelt, vaieldamatult väga intelligentne inimene. Ja meie vestluses kuidagi ma kasutasin sõna gaasik. Ja ta küsib, mida tähendab sõna gaasik.
ja mina ei saanud küsimusest aru. Ja ma veel kord rõhutan, et tegemist ei olnud võõrkeelse inimesega ja ma ehmatasin ära, et kas selline sõna, mis on nii armas, on juba muutunud või muutumas nooremale põlvkonnale arhaismiks. Nii, ja viimane poolt argument. Kiriku ja ühiskonna suhe muutub. Kiriku ja positsioon muutub, roll ühiskonnas, usuõpetuses, piibli tundmises, kirikulaulude laulmises, kas mida ja kui palju tuleb koolist kaasa, see kõik muutub. See, mida varem osati peast ja mõisteti nii-öelda kooli kaudu või perekonna kaudu, see ei ole enam nii iseenesestmõistetav. Ja siin mulle hästi meeldis see dialoog, see oli fookusgrupi intervjuus, noorte intervjuus, kus siis 2 noort räägivad ja arutlevad selle üle, kuidas neid ehmatas sõna Jehoova ja kas jutt võis käia alguses mingis ebajumalast. Et need on kindlasti argumendid, mis vajavad kaalumist. Seega ühest vastust küsimusele, kas kirikulaulu võib muuta või mitte, Eesti kirikuliste seas ei ole. Me võime öelda, et vastuseks on nii ja naa, äärmusest äärmusesse, mõned poolt, mõned vastu, nii nagu näitab ka järgmisel slaidil kokkuvõte vastanutest. 14% arvasid, et kõik tekstid peavad olema tänapäevases arusaadavas keeles, 49% arvasid, et osad peaksid siiski puutumata jääma, aga oli ka kokku palju neid, kes ütlesid, et üldse ei tohiks midagi muuta. See kindlasti ei ole meile ainuomane, see on mujal ka niimoodi, aga vaataks seda, kas võime eristada grupiti, kas võib olla nii, et noored tahavad muuta ja vanad ei taha, või et vaimulikud hoiavad vanast kinni, aga organistid tahaksid ainult uut. Võtame järgmise slaidi, vaatame, kuidas noortel on. Võiks arvata, et noored on ühel meelel muutmise poolt, aga see nii ei ole. Kui te näete ülemises tsitaadis tahetakse muuta, öeldakse, et need, kes ei taha muuta, kasutage oma praegust lauluraamatut, meie lähme eluga edasi. Aga teine noor ütleb, et teda see natukene hirmutab, see tuleviku teema, et ta ei ole kindel, kas laulud võetakse omaks. Vaatame, mida arvavad täiskasvanud. Järgmine slaid. Täiskasvanud on nüüd ka. On neid, kes arvavad, et tekstid on väga rasked, aga rütmid on lihtsad ja arusaadavad. Teine täiskasvanu arvab, et tekstid on suurepärased, aga muusika on jube vanaaegne. Ja 3. ütleb, olen uuenduste poolt, aga ma olen ka vana säilitamise poolt ja kuidas nüüd leida see tasakaal. Väga keeruline olukord. Vaatame organiste. Järgmine slaid. On neid, kes ütlevad, et praegu on täpselt õige aeg, hea aeg, vähe on neid, kes ei tahaks enam midagi muuta. Aga organistide seas on ka neid, kes ütlevad, et äkki oleks mõistlik minna tagasi 19. sajandi tekstide juurde ja rõhutada arhailisust. Jällegi üksmeel puudub. Vaatame vaimulikke. Vaimulikud huvitaval kombel näivad olevat kõige ühtlasemal seisukohal sellest. Jällegi ma rõhutan, et need on ainult näited, see ei ole põhjalik süvaanalüüs praegu veel tehtud. Aga siit tsitaatide pealt on näha, et vaimulikud näevad vajadust tekstide muutmiseks küll. Muideks, praeguses olukorras ei ole midagi erilist ja see on täiesti võrreldav 80. aastatel sarnase olukorraga, nii nagu ilmneb ka Jaak Salumäe artiklist uue lauluraamatu uuendamise radadel 83. aastas. Kuidas nüüd edasi? Kirik keset küla või siis lauluraamat keset kirikut, see on küll väga ilus metafoor, aga see inimestes arvamuste ja soovide puhul ei tööta, et kui me teeme midagi keskmiselt õpetaja Lauri järele, et muudame natuke, aga muudame hästi, siis nagu me ka siin eelnemistest ettekannetest kuulsime, kesklist inimest ei ole olemas ja kui me teeme midagi keskmisele inimesele, siis me ei tee seda kellelegi. Me peame tegema lauluraamatut, milles igalüks leiab endale enda laulu või enda laulud ja oma lemmiklaulud. See tähendab, me peame võtma iga laulu individuaalselt ühekaupa ette ja seal langetama otsused. Millised need põhimõtted võiksid olla, millistest
lähtuda nende otsuste langetamisel, võiksid olla järgmised. Ma tuginen nüüd nendele samadele argumentidele, millest eelpool sai räägitud. Esiteks, tekstide keeleline ja teoloogiline arusaadavus. Ka siin te näete tsitaatidest, et see on oluline. See peab toimima, et me saame, see arusaadavus ei tohiks olla midagi, mida sa pead hirmsasti nuputama, kes siin Kadri Hunt ütles, või oli keegi teine, kes ütles, et see ei tohiks segada palvust, kui oli juttu sellest kontrafraktuuri kasutamisest, et meil tekib mingeid teisi seoseid ja siin te ka näete, et meil on vaja muutusi, sest see mõistmine, see arusaam võib olla täna teistsugune. Siin on näiteid siin patuse kohta, et patust on liiga palju ja armukuulutust ei tulegi, siin on jälle küsimus, et see ei pruugi olla keeleline probleem, vaid laulude valiku probleem. Ja viimase näite ma valisin ise lauluraamatust, küll ma olen teinud sellele põhjalikku keelelist analüüsi sellele värsireale, siis rõõmuvihke saame kanda, sest nutukülvi lõikus käes, ma lihtsalt ei saa sellest aru. Kui ma külvan nuttu, siis ma peaksin lõikama midagi, mis on seotud nutuga, mitte et sealt kasvavad rõõmuvihid, ma ei saa sellest aru. Ja siin on küsimus, aga selle kõnab, kui te loete, siis ta kõlab ju imeilusalt. See oleks esimene. Teine, järgmine slaid. Kindlasti tuleks vähendada laulu tekstides anakronismide ja arhaismide arvu ja riimi või värsimõõdu eesmärgil sisalduvate väärvormide armu. See peal, selle asemel, et selle peal ja nii edasi. Aga kindlasti tuleb siin arvestada sellega, et kui on juurdunud tava, et mõni sõna on natukene konarlik, aga ta on geeneline, ta on armas, teda lauldakse, tähendus, nii teoloogiline kui ka keeleline on korras, siis ei maksa seda ilmtingimata ainult grammatilise õigsuse pärast muuta. Küll te aga näete siit nendest näidetest, et inimesed vajavad ka seda keelelist selgust ja tänapäevasust. See ohiga on omaette lood. Kolmas põhimõte, kindlasti kui on tegemist lauludega, on need siis tuumiklaulud, nagu Mart Johanson selgitas, mis on kindlasti olulised, mis peaksid jääma, aga mille keeleline kuju on ebarahuldav, siis tuleb luua uued tõlked ja sellest oli ka nii eile kui ka täna juttu, et seda peaks tegema tõesti võimalikult kõrgel tasemel ja me peaksime kasutama, kui see vähegi võimalik on, meie Eesti suurepäraste luuletajate tuge. 4. põhimõte on vähendada paralleeltekstide arvu. Kui ei ole aru saada, nagu siin näidetes on, et millest poolest need paralleeltekstid erinevad, siin on toodud püha öö näided, nagu seal oleks ainult üks sõna, mis on teistmoodi, seal on natuke paar sõna on veel, mis on erinevad, aga kui ei saada aru, miks see erinevus vajalik on, siis nad ei peaks vast ka kiriku lauluraamatus sisalduma. Aga see on kindlasti jälle individuaalse otsustamise küsimus. Ja nüüd siis lõpetuseks, kindlasti saab see olema tee pikk ja käänuline, kindlasti me ei saa lähtuda põhimõttest, et keeleliselt on kõik korrektne, see ei ole eesmärk omaette. Me peame arvestama sellega, mida ütlevad meile teoloogilised alused, mida ütlevad inimesed ja kindlasti on minu poolega juba praegu pöördutud murega, et kas ikka mingi komisjon loodi ja ei tea, kes seal on ja kas nad ikka kaasada inimesi, kes tegelikult teavad, kuidas asjad olema peaksid. Kindlasti kaasatakse, kindlasti on ka juba praeguse fookusgrupi intervjuud ja küsitlus on andnud selleks nagu esimesed võimalused ja loodetavasti nende diskussioonide käigus saame ka vastuse küsimusele, et kas kõik on maas rahu sees või puhkab maa rahuga. Aga siin 2 tsitaati lõpetuseks, üks siis ka veel küsitlusele vastanutest, kes arvab, et tõesti püsida saab see, mis muutub. Ja huvitav on see, et kui 1983. aastal sooviti lauluraamatu komisjonile rohket armu ja õnnistust, siis 35 aastat hiljem soovitakse lisaks sellele ka häid ideid ja raha. Aitäh!
Suur tänu Siret Rutikule ja järgmine ettekanne kõneleb meile proosatekstilisest laulust ja ettekandjaks on meile kõigile tuntud ja võib ütelda selle konverentsi arhitekt Eerik Jõks ja ma ütleksin, et tema on praegu Eestis võib-olla kõige aktiivsem ühehäälse liturgilise laulu, just lääne traditsiooni ühehäälse liturgilise laulu uurija ja sealhulgas ta on ka, nii nagu eelkõnelejagi, suurepärane administraator ja tegutsebki praegu sellel alal Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias oma teadustöö kõrvalt, nii et palun. Nägite? May the force be with you. Ühe sõnaga, nagu ka ma panen omale kella käima, sest ma muudkui kogu aeg teistele vehin, et paneks endale siis siia. Et selle lauluraamatu koostamise käigus on tõesti kujunenud välja mõningad niisugused poleemilisemad teemad. Üks nendest on kindlasti koraaliviiside rütmiseerimine, samuti Sireti poolt räägitud tekstide uuendamine, kus on nii poolt kui vastu argumente, ja küllap ka proosatekstiline kirikulaul kuulub sellesse samasse kimpu. Palun järgmine slaid. Ma olen nüüd siia kirjutanud välja need küsimused, mis on meil praeguseks läbi vaieldud ja mis meil on praeguseks nii-öelda otsustatud, mis ei tähenda, et need peavad olema lõplikud, aga need ei ole need, mida täna selle seltskonna ees püstitada. Esimene on siis lauluraamatu lähteülesandest tulenev tõdemus, et koostatavasse lauluraamatusse tuleb lauldavate psalmide peatükk. Mart Jaanson tõlgendas seda küll ka niimoodi, et seal on öeldud psalmide peatükk, aga mul on raske ette kujutada, et lauluraamatusse võiks lihtsalt panna psalmid, kui piibliraamat on ju olemas, nii et mina suhtun sellesse siiski ja tõlgendan lauluraamatu lähteülesannet kui lauldavate psalmide peatükki. Teiseks, psalmide valiku aluseks on 2009. aasta ELK jumalateenistuste käsiraamat. Teisisõnu peab iga psalmi tekst, mis sisaldub käsiraamatus, olema ka kogudusega koos lauldav. Peale selle võidakse lisada mõningad psalmid ja või nende osised, mida käsiraamatu valikus ei ole. See tuleneb lauluraamatu komisjoni hääletustest ja on protokollitud ja sinnamaale me oleme jõudnud. Ja kolmas tuleneb samast allikast. Psalmide viisistamisel peetakse silmas koguduse kesksust. Materjal peab olema jõukohane kogudusele laulmiseks ning üldkiriklikuks kogu ELK-s võimalikult ühtemoodi mõistetav ja kasutatav. Need on siis nüüd, need lähteküsimused, kust me alustame. Palun järgmine slaid. Ja nüüd minu meelest see põhiküsimus, mis minu kui proosatekstilise kirikulaulu uurija ees seisab, on see, kas lauldavad psalmid koostatava lauluraamatu psalmide peatükis on pühakirja tekstilised laulud, muusikateosed, või me püüame juurutada Eestis põhimõttelist oskust laulda koguduse ja kirikuna pühakirja proosatekste. Kas me räägime muusikateostest või muusikalisest keelest? Kas püüame levitada teatavat hulka proosatekstilisi kirikulaule või juurutada ülekiriklikku, võimalikult universaalset muusikalist palvekeelt, mis avab tee kogu pühakirja teksti kasutamiseks kirikulaulus? Kui me vaatame natukene ajalukku, siis võib ka selgelt ütelda, et ilma pikema analüüsita
on ütlemata selge, et enamustes siiani ilmunud reformatsioonijärgsetes lauluraamatutes kindlasti proosatekstilist kirikulaulu sellisel kujul ei ole. Ehkki, nagu ma kuulsin Kinga Marjata käest, siis Ungaris on ka tegelikult olemas reformatsioonijärgne psalmilaulu traditsioon. Küll on aga psalmid, nagu ka muud pühakirja tekstid, stroofilistes värstekstides olemas kõikides reformatsiooni järgsete kirikute lauluraamatutes. Genfi psalter olgu siin nimetatud kui üks tuntumaid, aga ka Martin Lutheri saksakeelsed stroofilised psalmitõlked. Eesti keeles on meil kirikulaulu palveraamat 167, eluasemeks meil olid psalm 91-4 või siis Jehova on mu karjane, psalm 23 järele pannud Ivar Rammo. Aastal 1997 ilmus vaimulikud laulud metodisti, baptisti ja nelipühi ja vist ka adventisti koguduste, aga vist vähesel määral. Kas adventistid olid ka vaimulike laulude? Ei olnud. Ja seal on nüüd küll midagi väga huvitavat, seal on tõesti Jumala sõna, koolon psalmid, ja selle jaotusega püüti, ja ma tsiteerin, arendada algkogudusele lähedasemat koosoleku vormi, tsitaadi lõpp. Ja see on nüüd siis Ene Paldre tööst, kus ta niisuguse väite esitab. Seal on muidugi ka suures jaos stroofilises värstekstis psalmid, aga on ka näiteks psalm 98 Margo Kõlari viisistuses kõik ilmamaa otsad, mis on väga ühemõtteliselt proosatekst. Oikumeenilises noortelaululikus Oiku on samuti proosatekstilise psalmilaulu näide olemas Bütsantsi traditsioonist, Olgu mu palve, psalm 141. Nüüd, kui me jõuame 20. sajandi lõppu ja 21. sajandi algusesse, siis on proosatekstiline kirikulaul ehk täpsemalt psalmilaul väga sagedane külaline evangeelsetes lauluraamatutes. Näiteks Bayerni ja Thüringeni evangeelses lauluraamatus on 6,3% raamatumahust psalmidele pühendatud. Läti evangeelne luterlik kirik andis välja lauluraamatu, millest 17,5% moodustab psalter. See on ikkagi juba päris mahukas ja see ei piirdu ka mitte Euroopaga, ütleme see psalmilaulu tulemine luterliku kirikusse, vaid ka Põhja-Ameerika luterlike kirikute lauluraamatutes on nendel oma roll. Ja Gustav Piir kirjutab, tsiteerin, rõhku on pandud psalmi ja lauldavate piiblitekstide kasutusele ning üldlaulmisele kristlaste palve ja jumalateenistuslikus elus. Juhtiv liturg ei ole solist, vaid assamblee ehk kogunenud kogukonna teenistusliku tegevuse koordineerija, tsitaadi lõpp. Soome evangeelse luterliku kiriku lauluraamat aastal 2000 ja selle lisavihikus on hulgaliselt psalmide vastulaule ehk responsooriume ja samuti on teiste Skandinaavia maade lauluraamatus, ka venekeelsetes lauluraamatutes on sellised näited olemas. Ungari lauluraamat 1981, eriti aga liturgiline lauluraamat 2007 on psalmi temaatika mahukat ja põhjalikku käsitlemist ette võtnud. 81. aastal on laulud 18-39 pühendatud psalmidele. Ja nagu Kinga Marjata analüüsib ja kirjutab, ütleb ta, et kõige uuelaadsem osa uuest 2007. aasta lauluraamatust moodustab psalmilaul, mis on kombineeritud antifoonidega. Psalmi tekstid on laulmise eesmärgil üle vaadatud ning lauluraamatus leidub üsna palju salme, kuid märgitud on ka see, mis salmid võib vajadusel ära jätta. Tsitaadi lõpp.
Nii et, ja muide ma tahaks Ungari lauluraamatu kiituseks ütelda ka seda, et seal on erakordselt kaunid illustratsioonid. Sellist natukene niisugust poeesiat, mida on sinna sisse pandud. Mõnele inimesele on see ülivajalik näha mingit väikest pilti ja see võib teda innustada rohkem ja usinamalt Kristust otsima. Nüüd küsimus muidugi, milleks siis neid sinna lisada, neid psalme. Eks neid põhjusi võib tuua ja selle üle spekuleerida laialt. Kindlasti on sellel oma roll, on kogu liturgia uuendusel, mis 20. sajandil on alanud ja kuna see on rohkemal või vähemal määral toimunud Vatikani teise kirikukogu ehk siis Rooma katoliku kirikukogu järellainetuses, siis on seal kindlasti omad mõjutused sees. Aga mina vaatan sellele pigem kui selles pöörases maailmas Jumala rahvale, kes otsib iga võimalikku kokkupuudet Jumala sõnaga, kes tahab leida nii tiheda kontakti kui veel võimalik sellega, mis pühakiri ütleb ja kasutada sellepärast ka pühakirja tekste kiriku lauluna. Ma ei arvaks, et vähem tähtis on ka meie enda rahvuslik meelsus või meelelaad, mida Jaanika Oraski välja tõi ja mille kohaselt eestlastele meditatiivsus sobib, koosolemine, väga intiimne koosolemine Jumala sõnaga, milles ei ole väga palju sellist domineerivat, välist, patroneerivat õpetust, vaid mis on väga sügavalt osaduslik. Ja kui me nüüd mõtleme siis, et mida siis Vox Populi, Vox Dei sellest asjast arvab, kui paluda järgmist slaidi, siis te näete nüüd siin meie spetsialistide uuringu tulemusi. Ja kui me hakkame pihta sellest otsast, kus öeldakse, et lauldavaid psalme ei ole lauluraamatusse vaja, siis 11% spetsialistidest on niimoodi arvanud. Nende kõrval on ka siis need, kes ei oska öelda. Aga, ja teises otsas on ka küllalt väike hulk ekstremiste, 5%, kes ütlevad, et kogu psalter peaks olema lauldav ja lauluraamatus. Aga põhiosa moodustavad siiski niisugused mõõdukamad arvamused, ehk siis 24% ehk veerand meie spetsialistidest ütleb, et nii palju kui võimalik, nii palju kui mahub raamatusse, aga mitte vähem kui ELK jumalateenistuse käsiraamatus, siis on ainult käsiraamatu propriumis psalmid 19% ja mõõdukas piisab mõnest psalmist. Nii et kui me nüüd liidame kokku 24 ja 19, siis me saame sellise, ütleme, tugevama osatoetuse ja küllalt suur 30% on siis see, kes ütlevad, et tehke poisid, et ega mind see väga ei häiri. Aga neid, kes siis ütleme nagu kõike tahaks, on suhteliselt vähe ja niimoodi on ka suhteliselt vähe neid, kes ütleb, et mingil juhul pole tarvis. Nüüd on veel teine uuring, millises mahus võiks koostatav lauluraamat sisaldada lauldavaid Vanatestamendi psalme, vastasid 200 koguduste liiget, nende hulgas on ka vaimulikke ja kirikumuusikuid, kes spetsialistide uuringust maha jäid. Ja näete, siin on näha, et ekstremistide arv on kahanenud mõlemal pool, ainult 2% ütlevad kõik 150 ja ainult 7% ütlevad, et pole vaja. Ja arusaadaval kujul on päris suur hulk inimesi, kes ütlevad, et mis see minusse puutub, ehk raske öelda. Ja monoliitselt 36 on siis ütlevad, et pange nii palju kui mahub, aga vähemalt käsiraamatu psalmid. Ja nüüd te võite arvata, kus siis tuleb lauluraamatu komisjoni selline seisukoht, et seal peaksid olema need propriumi psalmid. See tulebki siis sellest, et me püüame kuulata, mida rahvas meile ütleb. Sest mina muidugi selle
asja entusiastina teeksin kõik, aga kui on niimoodi, siis on niimoodi. Nüüd, mis võiksid olla nagu probleemid? Ja probleemid on selles, et üks asi on, et nad on seal raamatus, teine asi on, kas neid hakatakse ka kasutama. Ja Kinga Marjata Papp tõdeb Ungari liturgilist lauluraamatut analüüsides, et psalme puudutav, tsiteerin, rikkalik materjal on samas kasutusel tervet kirikut vaadates vaid väga väikeses osas. Tsitaadi lõpp. Samuti nendib ta, et 1981. aasta lauluraamatus on psalmidel, tsiteerin, kaasas ka Gregoriuse laulu vormis 5, kuid psalme kasutatakse üldiselt proosas ehk siis loetakse. Viivika Oksanen toob Soome lauluraamatute uuendusi tutvustades välja, et esimese lisa psalmide antifoonid ja vastulaulud on väga vähesel kasutusel. Kumbki analüütikutest ei Papp ega Oksanen ei too välja empiirilisi andmeid oma väidete põhjenduseks, aga ei ole ka põhjust nende väidetes kahelda. Pigem tundub see seaduspärane. Oleks naiivne oodata, et proosatekstiline kirikulaul kiiresti ja iseenesest luterlikus kirikus leviks. See viitabki vajadusele koostada eestikeelse proosatekstilise kirikulaulu didaktika ja seda innukalt levitada. Vajadus psalmilaulu õpetamise osas samme astuda tõdeti ka liturgilise materjali käsitlemise sümpoosiumil 10. aprillil 2018, kus leiti, et psalmilaulu juurutamist võiks alustada psalmide lugemisharrastuse propageerimisest. Aga kes on natukene psalmood ja laulmist nuusutanud, see saab aru, et lausumise ja laulmise vahe on üsna õhuke, kus läheb lausumine üle laulmiseks. See säde on, nagu öeldakse, väga kerge tulema ja algabki laulmine, mitte enam rääkimine. Ja lõpetuseks palun järgmist slaidi, aitäh. Olgu siis see Püha Pauluse teadaolevalt kõige vanem juhatus kirikumuusikutele ja kirikulauljatele. Ega hümnid ja vaimulikud laulud ei välista psalmide laulmist, nõnda samuti psalmide laulmine ei välista hümnide ja vaimulike laulude laulmist. Kirikulaul on tervik. Lääne kirikulaul on tervik. Sellesse mahub kõike. Ja arvestades seda, kui väike on meie salgake, ja ma ei mõtle siin mitte meie konverentsi delegaate, vaid ma mõtlen nii luterlikku kirikut kui kogu ristirahvast Eestimaal, mina julgustaksin proovima kõike, mis ehitab üles. Kõike, mis loob tugevama sideme Kristusega ja julgustama vastastikku teineteist just nimelt seda teed käima. Suur tänu. Suur tänu Eerik Jõksile ettekandest ja eeskujuliku ajakasutuse eest. Nimelt praegu meil on aega rohkem kui veerand tundi küsimusteks nendele kahele ettekandjale. Ja võib-olla siis võtke toolid ja tulge siia ette.
Ja palun nüüd küsimusi, kes on esimene? Urmas Lagel. Mu küsimus ei olegi nagu otseselt kuigi eriti seotud keelega. Ja küsimus on seotud selles, et kui võtta nagu lasta endast läbi see lauluraamat, siis on täiesti võimatu ette kujutada, et ükski inimene Eestis elab linnas. Aga võimalik, et ta elab uues Jeruusalemmas. Et ehk teiste sõnadega, ma ei tea, mis sellega teha, aga ma kujutan ette, et kui me räägime sellest, et see kõnetaks inimest tänapäeval, kus vist juba üle 60% elab Suur-Tallinnas, et kui minna mõningate laulude tekstide kallale, rääkimata uutest lauludest, kas need sünnivad või mitte sellisena, et kas see võib olla ka üks asi, mida ma ei tea, kas silmas pidada või see oleks kuidagi loomulik, et kajastuks seal see, et see meie tegelik keskkond, kus me elame. Ma ei tea. Jah, see on väga keeruline ja põhimõtteline küsimus ja tõesti ta ei ole tegelikult keeleline. Et keeleline oleks ta siis, kui me asendame metsa sõnaga linn, mõlemad ühesilbilised sõnad, kindlasti saaks ära asendada, lõpevad konsonandiga, ei ole probleemi. Ja see kindlasti ei saa olla eesmärk. Aga ma mäletan, kui sama olukord oli sõjaväes, et Eesti sõjaväega õpetatakse metsalahinguteks, aga missioonile nad lähevad Afganistani, kus metsa ei ole nii palju. Et siin on sama asi, et kas me siis peaksime selle ära vahetama. Ja ei ole ühest ja õigest vastust. Kindlasti ei tohiks metsa linnaks muuta sõnades, seda ka ei saa teha igasuguste reeglite järgi. Aga ma arvan, et peaks olema mõlemad. Seesama, mis ma ütlesin, et me peaksime igaüks leidma oma lemmiklaule. Ja kindlasti on neid, kes tunnevad ennast linnas hästi ja on neid, kes igatsevad vanaema juurde maale, kes igatsevad traditsiooni ja kes igatsevad modernset. Ja ma kindlasti ei tahaks soosida seda arengut, kus kõik tehakse popiks ja kaasaegseks, sest see, mis täna on popp, võib olla homme lootusetult vananenud. Võib-olla me enam ei ela linnas, elame ei tea kus marsil. Ja sellepärast võiks olla igat ja ei tohiks seda traditsiooni ka nüüd päris ära nullistada. Ka noortele põlvkondadele tuleb õpetada seda, mis varem oli ja ka seda, kuidas Jeruusalemmas on või oli. Sest nüüd parafraseerides Toomas Hendrik Ilvest, kui me ei mõista, mis meid siia tõi, siis me ei mõista, mis meid edasi viib. Et kindlasti peaks sealt jääma igale midagi. Ma ei tea, kas ma nüüd vastasin, aga see ongi keeruline küsimus. Minu vastus on väga lihtne. Üks ei välista teist, vanad laulud jäägu alles, kirjutatagu uusi tekste. Kirjutatagu uusi tekste nendest asjadest, mis räägivad sellest, mis täna on aktuaalsed. Ma olen proovinud ka. Ehkki luule Anne kasin, luuletan ma nagu masin. Palun veel küsimusi. Iiskop. Suur tänu. Eerik hindab kõrgelt psalmi laulmist ja psalmid on ju olulised Ambrosiuse ajal. Iga vaimulik pidi neid peast teadma nagunii, enne ei ordineeritud kedagi. Et ta on olnud kirikus oluline. Meil on, kui palju on võetud arvesse seda rikkust või eripära, mis on meil. Ma olen hinnanud seda laulu, mida meie kirikus on lauldud. Olen käinud väga palju viimase 10 aasta jooksul erinevates kirikutes, katoliku kirikutes Poolas, Belgias ei lauldud ühtegi katoliku kirikus üldlaulu, oli ainult mõned Gregoriani viisid, Orel mängis ainult sisse ja välja mängu, rohkem ka ei mänginud. Muusika sealt täiesti teistmoodi üles ehitatud. Poolas kogudus laulab 2 laulu ja need on need samad laulud igal pühapäeval või igal jumalateenistusel. Ja laulavad peast, kuna raamatuid ei ole. Aga kui ma Soome lähen, siis kogudus müristab laulda kõiki neid koraale ja muidugi mul tundub, et ka meil on rikkus see, et me laulame neid koraale. Et me peaksime, kui palju on arvesse võetud seda rikkust, mida on, kerge on hoida seda või tähtis on hoida seda, mis on. Me tahame tihtipeale juurutada mingeid teisi asju, mis on ka head, aga selle sisse juurutamine võtab mitu põlvkonda aega ja kas see vaev tasub ära?
olen kõigega nõus, mis sa ütlesid. Kas ta tasub ära, seda ma vaatan kas alt või ülevalt. Täpselt ei ole veel teada. Aga muidugi see, mis toimub, ütleme, Rooma kirikus muusikaliselt, on muidugi masendav. Ma mäletan, kui me läksime Kaarli koguduse, siis kui me veel noored ja pikka kasvu olime noortekoor, Villu oli kaasas, käisime veel isa Stanislause juures ja käisime ja mina mõtlesin, et kuidas me nüüd lähme sinna katoliiklikule maale oma selle ninnu-nännuga, eks ju, et nemad laulavad seal mingit jube kihvti tõsist värki. Ja siis seal Leedus igas koguduses oli ikkagi selline Poola evangeelne popmuusika ja Leedu evangeelne popmuusika. Me olime väga konservatiivsed oma luterlike koraaliseadetega ja selle 2-3 Gregoriuse laulu viisiga, mis me olime ära õppinud. Muidugi tuleb hoida seda, mis on. See pole üldse küsimustki. Ma teen kõik, mis ma suudan, et seda hoida. Aga kirikulaul on tervik ja ta vajab seda 3 vaala. Ta vajab psalme, ta vajab hümne ja ta vajab vaimulikke laule. Võtad ühe ära, meie põlvkond ei näe seda, kuidas laguneb. Võib-olla järgmine ka veel ei näe, aga see on see slow burning. Kui sa terviku lõhud ära, siis varem või hiljem kukub su maja kokku. Ja mina ei paku kunagi nagu seda proosatekstilist kirikulaulu kui domineerivat asja, vaid kui ühte osa sellest kirikulaulust. Nii et mina toetan koraalilaulu täiesti hingest ja kõike seda, mis on. Toetage teie proosatekstilist kirikulaulu ka. Kas äkki Siretta lisada siia midagi? Palun veel küsimusi. Kui ma tohin, seal on Markol on käsi püsti kaugel horisondil. Aitäh huvitavate ettekannete eest ja 2 küsimust. Üks on Siret Rutikule, et see ettekande pealkiri, mis oli, et kas siis kõik on maas rahu sees või lõppenud päevatöö, et mul ikka kripeldab see, et kumb siis. Et kas kumb on õige või kumba pidi tohib, ma lugedes Jaak Salumäe artikleid, mida ma ka eile tsiteerisin, siis seal oli ka ära toodud eelmise lauluraamatu komisjoni sarnasele ankeetküsitlusele toodud vastustes siis üks lõik ja üks inimene 80-ndatel selle päevatöö üle oli väga pahane, et aina 5-aastaku plaanid ja töö ja muust me ei kuulegi ja nüüd jõuluõhtul tuled kirikusse ja siis ka öeldakse, et päevatöö on lõppenud. Et ikkagi, et jah, et kumb siis, kas kõik on maas rahu sees või lõppenud päevatöö, aga teine on laiem küsimus ja ma tean, et sellele ei ole, see on niisugune miljoni küsimus ja kellelgi ei ole ammendavat vastust, aga kui me oleme palju rääkinud sellest, et lauluraamat ei ole ju ka pelgalt asi iseeneses või eesmärk, et eesmärgid, vahendid ei saa segamini minna, et ta on vahend, et kogudus laulaks, et rahvas laulaks, et inimesed laulaksid. Ka laul omakorda võib olla veel vahendiks millelegi, aga kui nüüd on juttu olnud nendel 2 päeval, et meie rahvas ka meie koguduse rahvas ei laula nii hästi kui võiks, nii intensiivselt rõõmuga kui võiks, ja oleme küsinud neid põhjusi, et on see siis 50 aastat vahepealset aega, kuigi mulle tundus, et nõukogude ajal laulsid kogudused paremini, nii palju kui mina seda siis noore mehena võisin tõdeda, võrrelduna tänasega, et mis teha või mis oleks see ka läbi sellise keele ja tekstide prisma vaadatuna, et mis paneks, aitaks kaasa, kus need faktorid on, et meie kogudustes rõõmsamalt, valjemalt, intensiivsemalt lauldaks.
vastan siis esimesele küsimusele või proovin vastata. See pealkiri oli natuke teisiti, mul ei tule ta praegu päris täpselt peale, seal ei olnud päevatöö, vaid see oli see rahu. Puhkab maarahuga. Aga päevatöö on ka hea küsimus. Kindlasti on inimene, kes väidaks vastupidist, ütles, näed, sa rügan päev otsa tööd ja siia tulen ja on tingel-tangel ja tööst ei ole üldse juttu. Et nagu ma üritasin näidata nende näidetega, et ei ole sellist ühte keskmist, et kõigil ei saa meele järele olla ja peaks igale ühele olema midagi. Ja vastust praegu, et kumb siis ei ole, aga lahenduseks teeme paralleeltekstid. Aga siis tekib küsimus, et miks ta on oluline või miks ta peab olema teisiti. Et ma arvan, et seal peaks iga kord minema, nagu ma ütlesin, üksikjuhtumi põhiselt ja vaatama, et miks peaks teda muutma, kas on sisuline muutus, kas on teoloogiline, kas ta on keeleliselt vale, praegu ju kumbki variant ei ole vale otseselt, kumb on armsam, et see on selles suhtes keeruline protsess, et lihtsalt niisama muutma minna, et teeme nüüd keeleliselt õigeks või teeme metsalinnaks või midagi uueks, et see ei ole mõistlik. Et sinna, Marko, sa pead ise meid viima, et kumb tuleb valida. See teisele küsimusele mina vastata ei julge, ma sain küll eile endale vastuse teada Toomas Siitani ja teiste suurepärastest ettekannetest, aga ma ei julge seda vastust kõrvasti välja öelda, sest muidu realiseerub minu ja organistide poolt ütlus, et loll saab kirikus ka peksa, et kui ma ütleksin, et kaotame oreli ära, siis on oreli saated, siis hakkavad inimesed rõõmsamalt laulma, et ma arvan, et eile seal tuli natukene seda välja, aga laua taga käis korraks eile õhtul jutt sellest, et äkki peaks natukene harjutama, et kui kogu aeg rõhutatakse, et orel mängib selle pärast, et sa laulad valesti, siis ei julgegi enam kõvemini laulda, et võib-olla saaks kuskil nurga taga enne natuke õppida. Kui professor Siitan ütles eile, et seda ei ole nagu võimalik enam kuulda, seda laulukultuuri, kus laulavad inimesed kogu südamest, siis mina küll tean, on küll. Tulge Pühalaulukooli. Pühalaulukooli võetakse kõik vastu hoolimata sellest, kas nad peavad viisi või nad ei pea viisi, kes nad on, mehed või naised, kuked või kanad, noored või vanad, ja kõik laulavad südamest ja lauldaksegi mitmel viisil. Ja see on nii postmodernistlik, et see on peaaegu et lahe. Ja ei ole sugugi see absoluutselt universaalne, see on küll valdav, et orel mängib paljusti ja inimesed püüavad kuidagi oreliga siis haakuda, aga see ei pruugi nii olla. Kõigele on ruumi, kirik on tohutult avar, sinna mahub kõike ja mahub koos oreliga piduliku koraali ja mahub ilma orelita lauldud sellist koha peal tekkinud unikaalset mitmehäälsust. Mina näiteks olen kuulnud, ma mäletan, kui ma Tallinna konservatooriumi esimesel kursusel kuulasime kõik lõuad vastu maad Toomas Siitani loenguid ja Toomas Siitan ütles, et tema on Armeenias kuulnud, kuidas tekib spontaanne parafoonia. Ehk siis, et ei laulda mitte oktavites, vaid lauldakse tuntud kirikulaulu sellest kõrgusest, kus sa oskad ja äkki lauldakse kvindis või kvardis. Mina olen ka kuulnud seda Eestis, Pühalaulukoolis. Sellepärast, et ma ütlen teile, et te kõik oskate laulda. Te kõik olete, teil kõikidel on loomuõigus laulda ja ülistada Jumalat. Ja nad hakkavad laulma ja nad laulavad sellest kõrgusest, kus nad saavad. Ja mõni laulabki kvindis. Ja teate, kui kihvt see on. See on täitsa ületamatult. Ja mõni lisab kaunistuse siia-sinna. Ja see tähendabki kõike seda, et tasu ütelda, et ei oska. Vastupidi, see on risti inimese loomuõigus laulda. Kõik peavad saama laulda ja kõik saavadki laulda. Ja muide on võimalik panna inimesi täiest südamest kaasa laulma just nimelt sellega, et neid tuleb õpetada laulma. Nii koraali laulma, kui psalme laulma, kui üldse tuleb jagada kirikulaulu alast haridust. Aga meil on tarvis täiesti uut ja avatud vaadet kirikulaulule tervikuna. Mina näiteks tegin nüüd ühe julgustüüki, mitu aastat olen ma seda teinud. Te teate Hubert Parry kuulsat viisi Jerusalem, mis on William Blakey tekstile loodud sellest, kuidas Jeesus koos Arimaatia Joosepiga käib Inglismaal tinakaevandustest tina toomas. Eks ju, et see legend sellest ja see viis on lihtsalt niivõrd hea. Ma tegin sellele uue teksti ja teate, see tõmbas inimesed nii käima, et see oli enne olematu ja see oli oreliga. Me ka harva orelit kasutame.
aga see oli oreliga ja kui on ikkagi viis, mis on hoogne, mis tõmbab kaasa, siis hakkavad ka inimesed laulma. Ja just ta on rütmiseeritud, rütmiseerimisel on omad kujad ja omad karid, aga üldiselt ma ütlen, et ta peaks ikkagi olema rütmiseeritud, hoogne ja siis nad hakkavad laulma. Nad ei leia sellest võrdsete vältustega laulmisest seda hoogsust üles. Õpetaja Haameril on käsi püsti. Aitäh. Meil on ju 2 erinevat jumalateenistuse korda. Kas oleks lahendus selles, et kui teeks ka erinevad lauluraamatud vastavalt sellele nõudlusele või tasemele ja siis ka erinevad viisiraamatud, võib-olla siis oleks kirikus rahumajas. Mis te arvate? Mina arvan, et Jumal istutas mind luterliku kirikusse sellepärast, et see on kõige pluralistlikum konfessioon. Ja ma olen talle väga tänulik selle eest, et ta mind siia istutas. Ja katsuge kõik leppida sellega, sina ka õpeta Haamer, ta on pluralistlik. Ja mitte midagi me sellega ei saavuta, kui me püüame oma usukaaslasi halvustada ja ütelda, et te teete valesti. Mina olen leidnud ühe väga lihtsa üleskutse ja ma tahan seda siin ka korrata. Püüdkem näha Kristust teiste inimeste eludes. Me otsime Kristust oma elus, aga niipea, kui te püüate seda näha teiste inimeste tegemistes, võta endast kõige kaugemal seisev liturgiline traditsioon, mida sa kõige vähem kannatad, isa või õpetaja Eenok, ja püüa seal näha Kristust ja nende inimeste tegevuses seda armastust, mida nad on Kristuselt saanud. Ja küll te näete, need traditsioonid tulevad ja lähevad ja tulevad jälle uued. Aga midagi on nagu jäävat ja minu meelest see on nagu see, mis on kirik ja see on see, kes on kirik. Ei tule mingit erinevaid lauluraamatuid, tuleb hakkama saada, nagu Evald Saag ütles, tuleb ära leppida, tuleb hakkama saada, kui ta just päris loll ei ole. Nii, aga meil on tegelikult küsimusteks määratud aeg läbi ja et ei tekiks sellist olukorda, et meie ees on Martin Luther nagu Vormsi maapäeva ees. Et võib-olla siis kas praegu lõpetame või on veel keegi? Ei ole praegu näha. Aga siis suur tänu veel kord mõlemale ettekandjale. Täna nii vägevat võrdlust pole kuulnudki. Ja kava näitab meile seda, et järgneb seljasirutuspaus, virgestuspaus.